Eesti Infotehnoloogia Tippkeskus ühendab endas 16 Eesti kõige tuntumat IT-teadlast ja selle tippkeskuse kandepind on küllaltki lai, aga selle võib taandada mõnele üksikule suurele märksõnale, näiteks asjade internet, e-meditsiin ja eelkõige turvalisus ja töökindlus nendes mõlemas kontekstis. Me kõik teame, et IT-valdkond muutub aina olulisemaks meie elus. Kõikvõimalikud nutiseadmed, kodurobotid, meie andmed on pilves, meie andmed on internetis, me kasutame aina enam e-meditsiini teenuseid. Meil on väga palju sellest võita, kui need teenused töötavad hästi, töötavad turvaliselt ja kui me seda tehnoloogiat ei usalda, siis ta võib olla ükskõik kui hea, aga me ei saa tegelikult seda lisaväärtust sellest, mida me tahaksime. Ehk siis Eesti Infotehnoloogia Tippkeskus on võtnud sellise süstemaatilise lähenemise kogu IT arengule. Meil on vaja uut teenust, meil on vaja uut tehnoloogiat, meil on vaja uut nutiseadet. Kuidas me juba algusest hakkame seda projekteerima niimoodi, et oleks töökindel, et oleks usaldusväärne ja et oleks turvaline ja meie privaatsus oleks tagatud, kui me seda seadet kasutame. Me oleme väga õnnelikud oma IT-sektori üle, enamasti see on asi, mis eestlasi uhkeks teeb ja kui me lähme välismaale, siis me hea meelega räägime seda, et meil on Skype ja meil on kõik IT-teenused ja me saame arsti juurde minna, nii et me paneme ennast internetis kirja ja meil on meditsiinipildipank ja meil on maksuamet, kus me saame 5 minutiga oma tulud deklareerida ja nii edasi. Samas midagi peab seda start-upindust toitma, et innovatsioon, kui ta on lihtsalt ettevõtluse peal, muutub mõne aja pärast nii-öelda inkrementaalseks. Et tehakse küll uusi IT-firmasid, aga nende innovaatilisus on väiksem, nad teevad võib-olla väikseid asju natukene paremini, aga mitte suuri asju ja hoopis teistmoodi. Selleks, et teha suuri asju hoopis teistmoodi, nii-öelda läbimurde tehnoloogiaid turuli viia, selleks on vaja tegelikult teadusmahukat start-upindust ja miski peab seda start-upindust toitma. Ja ainukesed, kes seda toita suudavad, on tegelikult teadlased, kes tuleb fundamentaalselt uute lahendustega välja, mida siis mõne aja pärast õnnestuks turule viia. Kui tippkeskus saavutab 100% oma eesmärgi, siis me lihtsalt ei tööta välja uusi tehnoloogiaid, millega me saame siin Eestis elu paremaks muuta, vaid oleme koolitanud ka välja terve põlvkonna uusi teadlasi, kes on võimelised selliseid tehnoloogiaid arendama, mida me saame ka ülejäänud maailmale pakkuda. Et meie siin Eestis oleme teatud valdkondades parem ja teised saavad meilt neid lahendusi üle võtta.